Minu nimi on Margit Härma ja praegult ma juhin sellist tervislikku kiirtoiduketti nagu Mamo. Minu ettevõtte jaoks inimesed ongi kõige tähtsamad. See oli tõsi 10-15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi ja praegult veel eriti. Kui sul võib olla suurepärane majanduskeskkond, sul võib olema ideaalne idee, sul võib kõik muud asjad olla paigas, aga kui see meeskond ei ole suurepärane, siis ilma selleta keskpärasust kõrgemale ei tõuse. Rain, töötab Raagenselisi juhatuse esimees olen. Mida sa tahad, et sinust räägitakse? Kas see on see ettevõte, kes hoidis keskkonda, lõi parema keskkonna või see, kes lihtsalt tegi kiire kasumi ja reostas loodust näiteks? Ja teine pool on see, et kas sa tahad jääda ajalukku või tahad nagu pidevalt olla tähelepaneval sellega, et sa oled väga hea tööandja või see, kes peab palju töövaidlusi. Ja väga hea tööandja tähendab ju väga head tööandja kuvandit, järelikult sa saad neid sammu tippspetsialiste, kes pikas perspektiivis sind kogu aeg hoiavad kliendi silmis nii-öelda hea mainega ja suudavad klienti paremini teenindada kui keskmine spetsialist. Et me ei saa nagu vastutustundeta tegutseda selles valdkonnas, sest vastutustunne on seotud millega, ta on seotud jätkusuutlikkusega. Et kui me nagu täna ei mõtle ainult selle peale, et kuidas maksimeerida tänase äripäeva lõpuks seda kasumit, vaid mõtleme selle peale, kuidas aasta lõpuks, 10 aasta lõpuks, 100 lõpuks olla võimalikult efektiivne. Et ma arvan, et see ongi see vastutustundliku põhiline komponent, et olla jätkusuutlik ühiskonnana, ettevõttena, brändina ka. Et seda saab iga juht teha, et veenduda, et tal on hierarhia ettevõttes loogiline ja et tal on firma kultuuri alusprintsiibid, mitte ainult kodulehel kirjas niimoodi, et me oleme nüüd avatud ja me oleme nüüd ausameelsed, vaid et kas avatus ja ausameelsus ka nagu kuidagi muud moodi esineb, kui ainult suvepäevadel oma töötajatega napsu võttes. Et nagu selline paindlikkus ja inimlikkus töökeskkonna loomisel on, ma arvan, see üks tähtsamaid asju, mis annab igale töötajale selle tööloleku ajal selle power ja selle jõud teha täie hingega ja täie südamega, sest ta mõte ja süda ei ole kuskil mujal. Kui inimese enda veendumused on sellised, et tema maailm on natukene suurem kui tema enda isiklikud vajadused, et kui ta näeb, et teised inimesed on ka tähtsad ja ka need, kes jäävad isegi võib-olla tema ettevõttest kui siis nagu tööperest väljapoole, siis vastutustundlikus ettevõttes on pigem osa eneseteostusest. See on osa inimeseks olemisest. Et ma nagu ei näe, et see on midagi, mida saab teha nende sponsorluse asemel või samas võtmes. Et vastutustunne ka eesti keeles ei tähenda ju seda, et sa teed teistele head nägu. See tähendab seda, et sa võtad vastutuse. Ja nüüd ongi küsimus, mille sa võtad vastutuse. Kas sa võtad vastutuse oma vahetute tegude tagajärgede eest, vaid ka kaudsete oma tegude tagajärgede eest. Kas sa võtad vastutuse selle eest, et sa jätsid tegemata midagi, mis oleks olnud ühiskonnale kasulik ja väärtuslik ja vajalik. Kas sa võtad selle eest vastutuse? Vahe ongi tegelikult selles, et kui Rootsis mõeldakse selle peale, et tuuakse aasta lõpus välja ettevõtted, kes ei tegele veel jätkusuutliku ettevõtlusega ja keskkonnahoiuga, siis meil tuuakse välja nagu, et näete, meil on 5 ettevõtted, kes sellega tegelevad. Nii aga need 5 ettevõtted, kes täna tegelevad, mõelge, kes need on. Nii-öelda 5 on ja need on võib-olla 100. Nad on kõik hästi tuntud ettevõtted. Miks nad tuntud on? Sellepärast, et neil on mingi teistsugune missioon kui enamus ettevõtetel Eestis, nii et järelikult läbi selle keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse on võimalik eristuda väga selgelt kliendi silmis ka. Ja miks mitte siis küsida natukene rohkem hinda oma toodete eest, sest kliendid väärtustavad järjest rohkem ju keskkonnahoidu ja jätkusuutlikkust.